Tere tulemast taas Karini kohvijuttude lainele. Urmas siin ja loomulikult Karin ka minuga. Ja tere kõigile ka minu poolt. Või peaks ütlema terve tulo. Et täna me räägime siis kaua oodatud riigist, mis meie naaber, Soome. Ja, täna räägime Soomest, et ammu juba oli siin juttu, et päris mitmed avaldasid soovi, et me räägiksime ka Soomest. Ja nüüd siis oleme sinnamaani jõudnud. No jah, et kindlasti vaatame Soome kaarti ja võimalikke transiite ja mis sealt võib-olla silma hakkab. Aga seda ka veel, et täna on siis meil 13. aprill ja on pühapäev, kui me siin salvestame. Täna pööras meil Veenos lõpuks direktiivseks uuesti. Ja, nii ta on ja loodetavasti hakkavad kõik nüüd tundma, kuidas energia hakkab taastuma lõpuks. Jah, täna on ka täiskuupäev ja küll see täiskuu on nüüd maast kõige kaugemas punktis, ehk siis väga väike kuu, aga siiski võimas. Et maa peal kindlasti me seda tunneme. Ja nüüd on siis selle aasta võib-olla see retrode ralli ka nüüd hakkab vaikselt mööda saama, et vähemasti see, mis siin toimus ja alates detsembrist juba, kui Marss retrosse läks, et ei ole olnud see kerge, väga murranguline ja pöörane aeg on tegelikult olnud, jah? Just. Niiviisi. No mis võib-olla Marsist veel, kui ma tahtsin siin paari sõnaga öelda, et ta naaseb sinna 5. kraadi, mis on tihtipeale olnud seotud siis mingisuguste militaarasjadega ka, et USA puhul näiteks on jäänud silma, küll Pearl Harbori 7. detsember 1941 oli siis Pluto 5 kraadi seal lõvis. Et Pluto on muidugi tunduvalt destruktiivsem, aga ütleme, Marss ka võib seal tuua siis erinevaid sündmuseid, nii et tasub ka seda jälgida. See juhtub see 1. mail, et sinna veel natuke aega minna. Aga jah, ma usun, et läheme siit siis Soome kaardi juurde ja Soome seisude juurde, et sa, Karin, oled seda nüüd siin analüüsinud ühte ja teistpidi ja mis sulle siis silma sealt jäänud on? No kõigepealt räägiks sellest Soome riigi sünnikaardist, et see siis ei ole mitte kuidagi nüüd seotud meil sellega, mis seal hetkel toimub või mis tulemus on, vaid see räägib lihtsalt sellest, milline see Soome riik oma olemuselt olla võiks. Et nagu me näeme siin, päikene on ilusasti hamburi märgis ja sisuliselt ka descendendil, mis paneb ta suhteliselt heasse kohta sünnikaardil. Hambur tähendab seda, et riik või siis riigijuhid, mis on päikene, võiksid ikkagi olla avatud, võib-olla filosoofilised või siis väga selline suunatud haridusele näiteks või tõe otsimisele, rahvusvahelisele laienemisele, et annab siis vajaduse või siis soovi laieneda, eksportida ja võib-olla seista ka suuremate ideaalide eest. Ja ennekõike siis haridus ja filosoofiat viitab siis sellele, et riik võiks sellega tegeleda. Ja kuna päikesel on siin ka pingi aspekte Kuu ja Marsiga näiteks, siis see omakorda võib viidata sisemistele pingetele või konfliktidele. Näiteks rahvas, mis on Kuu siin, ei ole rahul sellega, mis valitsus teeb. Ja samas tegelikult on väga ilus aspekt Saturniga, mis viitab tegelikult stabiilsusele ja sellise struktuuri andmisele. Et pikas perspektiivis ikkagi selline pigem stabiilne riik nii-öelda. Ja Kuu, mis on siis rahvas, on meil Neitsi märgis siin. Neitsi on, me teame, analüütiline, teenindav, korralik, võib-olla kohusetundlik, võib-olla kriitiline,
ja keskenduvad detailidele, aga see võib viidata ka sellele, et süsteem on väga tugevalt bürokraatlik. Ja tuleb sealt siis see konjunktsioon Marsiga, näitab, et rahvas võib olla töökas küll, aga samas ka rahulamatu. Et Merkuur on meil siin Kaljukitse märgis 7. majas koos Põhjasõlmega, et jällegi Merkuur esindab siis kommunikatsiooni ja mõtlemist. Kaljukitse märk ütleb, et see on jällegi praktiline, tõsine, strateegiline ja väga selline ametlik, struktureeritud, kõik on niimoodi plaanipäraselt paika pandud ja opositsioonis Pluutoga hästi selline transformatiivne, võib-olla ka salatsetakse või siis on väga selline strateegiline mõtlemine lihtsalt. No, need on vist need tööstused, millega Soome on olnud üsnagi pildis ju, et nagu need Nokian renkad, ehk siis kummid ja siis mobiiltelefonid, Nokiad, eks ole, et see kõik on ju Merkuuri teema. Ja, on küll, jah. Aga mis siis juhtus? Me jõuame sinna vist. Et miks enam nii ei ole? Ja siis peaks vaatama sellesse aega tagasi, kui need muutused hakkasid toimuma, siis olid ilmselt mingisugused aspektid, mis seda Merkuuri trigerdasid ja kuna ta on siin opositsioonis Pluutoga, mis ongi transformatsioon, lõpud, ümbersünnid, et niipea kui siis Merkuur sai mingisuguseid olulisi aspekte või ka Pluuto teiselt poolt, et siis ilmselt algas see lagunemine. No, kui me teame, siis Pluuto liikus Kaljukitse märki 2008 aastal, kui ta siis ületas seda punkti ja sealt alates tegelikult hakkaski ka Nokia näiteks mobiiltelefonide allakäik, kui Apple tuli välja oma nutiseadmega ja siis hakkas kõik see hääbuma, nii et Pluuto lammutus. No vot, sest et Pluuto tegi opositsiooni sealt Pluutole ja tegi konjunktsiooni Merkuurile ja sealt Pluuto ei jäta tavaliselt pilbast ka pilpa peale. Kõik, mis peab lagunema, see ära laguneb. Ja just, et seal oleks pidanud ise tegema suuri reforme ja muutuseid, aga kui maha magatakse, siis kahjuks nii on. Ja see ei tähenda alati, et Pluuto tuleb ja lõõb kõik ära ja midagi teha ei saa, kindlasti saab. Aga jaa, et selleks peab olema ettevalmistunud ja teadlikult seda siis tegema. Ja loomulikult, kui Merkuur on Põhjasõlmega konjunktsionis, siis haridus jällegi tuleb sealt hästi esile. Et me teame, et Soome haridus tuuakse päris paljudes teistes riikides ju ka eeskujuks ja on hästi selline, just tuleb sealt kaardist välja selline lapsesõbralik või inimlik ja et see haridus on neil selline, riigikaart juba räägib sellest, et võiks olla nagu väga heal tasemel. Ja me teame kõik, et see ka nii on. Siis Veenus veevalaja märgis, mis on siis rahandus, väärtused, veevalajas väga innovaatiline või siis sotsiaalne lähenemine ja võib-olla selline ühiste ressursside jagamine, võib-olla, seal me teame, et on neid ka sotsiaaltoetuseid ilmselgelt rohkem kui näiteks Eestis. Et võib-olla siis sellele viitab ja trigoonis Jupiteriga, mis ongi väga positiivne, et toobki selliseid võib-olla ka häid rahvusvahelisi suhteid samas opositsioonis Neptuuniga, mis võib viidata võib-olla sellisele natukene idealismile. Küll me ikka siis saame neid vaesemaid aidatud ja mingil hetkel võib tekkida kriis. Siis Marss on Neitsi märgis 5. majas. Marss on see, kuidas tegutsetakse, milline on motivatsioon. Ehk siis Neitsis jällegi ollakse tööle orienteeritud, täpne, detailne tegutsemine ja võib-olla näitab siis tugevat tööstuslikku või ka teeninduslikku tausta. Jällegi, kuuga konjunktsiooniis näitab, et võib-olla rahva selline aktiivne roll ja vajadus või siis ongi vajadus pidevalt ennast tõestada selles valdkonnas. Seal on kusjuures ka ametiühingutel on väga suur roll mängida. Ja see on ka Neitsi, ja. Just. Et Marss on see, kes on nagu sõdalane, et tulen ja kaitsen sind. Kaitsen siis töölisklassi, mis on Neitsi märk, eks. Kuuga konjunktsiooniks, eks ole. Just. Väga hästi kõnetab. Väga hästi räägib.
ja Jupiter ei ole kaksikutes, taaskord jõuame sinna, et haridus on seal väga heal tasemel, juba kord siis selline, et haridus, meedia ja kaubandus, et väga hea positsioon siis nendele valdkondadele. Ja sekstiilis Neptuuniga, ehk siis väga võib siis näidata väga edukat koostööd näiteks kas siis loominguliste või ka selliste visiooniga seotud partneritega, miks mitte. Saturn on lõvimärgis, mis on siis struktuurid, piirid, no lõvimärgis selline uhke, nõudlik juhtimissüsteem, hästi tugev vajadus kontrolli järgi, autoriteedi järgi, võib-olla keskendutakse ka eliidile või kuidagi sellisele, kuidas ma siis ütlen, uhkemale juhtimisele ja opositsioonis Uraaniga, ehk siis seal saavad kokku traditsioonid ja innovatsioon ja see on omavahel pinges, ehk siis pooled tahavad traditsiooni ja pooled tahavad innovatsiooni, ütleks selle peale. Ja seal keskpõrandal kuskil tuleb siis kokku saada, sest opositsioon tahab, et lepime siis kusagil keskel kokku. Siis, karmasõlmed on meil siin, põhjasõlm on kaljukitsemärgis ja lõunasõlm on meil vähimärgis. Et see on see, millega peab siis tegelema, ehk siis põhjasõlme poole tuleb siis liikuda. Et on vaja arendada struktuure, süsteeme ja vastutust. Ja minevik on siis see lõunasõlm, mis on vähis, ehk siis näitab sellist emotsionaalsust, peresüsteemide tähtsust, et tegelikult suund peab olema siis sinnapoole, et me liigume isiklikust kollektiivse vastutuse suunas. Et ascendent on jällegi kaksikutes, jälle jõuame sinna koolisüsteemini, et võib-olla väga ka selline nooruslik või kiire või udisimulik või paindlik on see väline kuvand siis või intellektuaalne. Et riik on siis, esitleb ennast kui väga suhtlejana või selline info edastajana. Ja kaljukitse MC-ga, ehk siis 10. maja tipp on kaljukitse märgis, mis on siis selline avalik roll ja karjäär ja riigi juhtiv organ. Et väga selline seostatakse seda mainet siis nagu hästi sellise jällegi püsivuse, tõsiseltvõetavuse, korrektsuse ja stabiilsusega. Ja hästi palju maaelementi, jällegi hästi praktiline, stabiilne, ressursside haldamine, aga vähe vett, mis tähendab seda, et võib-olla empaatiavõimest jääb natukene väheks või siis natuke selline liiga külm, emotsioonitu, et muutlikku märki on palju, et ikkagi sellist kohanemisvõimet on ja paindlikkust on ja et selles mõttes, kui me võtame siin planeedid veel, et teises majas, mis on siis raha, Pluto seal, jälle toob sügavaid transformatsioone, võib-olla pangad, maksustruktuurid, need on kuidagi finantssektor, sealt kaudu tuleb siis see raha või see on selline tugev või rikkus on seotud siis kuidagi ressursside ümberjagamisega. No, eks panganduski on seal päris hästi arenenud. Aga mis mulle nagu silme jäi, et see on ju järvede maa, et sisuliselt, et see on nii 3. kui 4. on ju vähivalitseda, mis on nagu veekogudega seotud, jah. Ja Neptuun on 4. Jah, just, et hästi palju sellist vett on seal, jah, et mitte küll märgis ei ole veemärki palju, aga siiski. Et maa ise on veerohke, ütleme siis niiviisi, jah. Ja samas on see Saturn, mis on mäed, eks me teame, et seal on ka mägesid. Just. Ja põhjasõlm seal 8. majas, et tuleb õppida jagama varasid, investeerida, tuleb kaasata rahastusi, tuleb arendada finantssüsteeme ja strateegiaid. Et see edukas majandus tuleb läbi koostöö, investeeringute, finantstoodete või toetuste kaasamisega. Ehk siis EU toetused näiteks. Ja Veenus on 10. maja tipul. Väga hea positsioon. Et näitab, et on väga tugev ikkagi rahaline edu või nähtavus.
ja võib-olla kasum tuleb siin ka läbi suhete loomise oskuse ja riik võib saada siis tuntuks läbi majanduse, rahanduse või diplomaatia kaudu või siis hoopiski kaubanduslike või selliste esteetiliste väärtuste kaudu. Et võib-olla ka kultuur, näiteks disain, mood, rahvusvaheline koostöö, need sobivad siia hästi, et see soosib siis nagu sellist majanduslikku edu, eriti kui siis ollakse nii-öelda seotud mingite selliste teemadega. No jah, Veenus on vaata magusad ka, et kuna ta on veepalaja märgis, siis lagrits on üks selliseid komme, mis on väga omapärase maitsega ja Soomest pärit. Ja on küll kommid. Kommid üldse võivad olla seal kuidagi teemaks siis sellel riigil. Magustooted, no Fatsari tehas, eks ole. Ja just, täpselt see ongi. No näed, vaata kui palju tuleb seoseid ikkagi, Kaat räägib väga hästi. Noh, Jupiter 12. majas sisuliselt hakkab juba sinna, ei hakka veel ascendendil, ei ole päris ascendendil ja ikkagi 12. Ehk siis mingid salajased investeeringud või mingi sellised peidetud ressursid või välismaised sidemed, rahastused, toetused, need tulevad siit välja. Et või siis 12 maja on ka meditsiin, tervishoid, just vaimne tervis, haiglad, usu mingisugused grupid, et need on kuidagi seal, saavad seal siis laieneda ja kasvada, ütleme siis niiviisi, või läbi selle kasvatakse. Vaata, Soomega on see huvitav lugu, et ta on nagu olnud mitmeid aastaid järjest maailma kõige õnnelikum riik nii-öelda. Et, aga kui soomlase enda käest küsida, siis tema ei tea sellest midagi. Muidugi ei tea, kui kuu on Marsi kõrval. Loomulikult. Kunagi ei ole seesmiselt rahul. Et, ja noh, sellest kuust Marsist seal rääkides veel, et noh, 5. maja, hästi tugev selline loovus ja meelelahutus ja investeerimise energia ka. Ehk siis palju loomingulist, ma ei tea, majandust, ehk siis kultuuri, meelelahutust, kunsti, sporti, või siis on palju spekulatiivset investeerimist. Ma ei tea, kui palju need soomlased selle aktsiatega tegelevad või startupidega, need sobiksid siia hästi. Või siis on üldse lihtsalt rahvas selline aktiivne ja ka kindlasti tundlik töötingimuste suhtes. No, ega nad ei kipu tagasi hoidma, kui on vaja, siis protestivad. Ja no meelelahutus, et eks seal ole ka ju need pühasid on ikka vist rohkem kui mujal või, millest kinni peetakse. Punktuaalsus ka, et kui kell kukub, siis ikka tuleb minna. Jah, et tööpäev lõpeb täpselt kella pealt, olen kuulnud. Saturn Neptuun seal 4. majas veel lisaks siis võivad olla ka see, et on selline traditsiooniline majandusbaas, tugevad varad või siis konservatiivne kinnisvara või tööstusbaas ja Neptuun seal 4. võib näidata ka muidugi sellist kodumajanduse osas natukene selliseid kinnisvara hinnad näiteks on kuidagi sellised idealiseeritud või et ma ei teagi, kuidas seda nagu siis, mis see täpselt siis tähendab. Muidugi Saturn võib olla ka see, et noh, seal on kodutraditsioonid tegelikult ju Soomes minu meelest vägagi au sees, kui ma olen kuulnud õigesti. Ja kodud on ka natukene sellised saturnlikud, mitte nagu eestlase kodu on hoopis teistsugune nagu Soome kodu. Et soomlastel on palju sellist puud ja praktilisust ja sellist lihtsust ja noh, saturnlikult, et kõik peab olema niisugune vajalik asi, et mitte ühtegi sellist läikivat mööblit ja selliseid noh, nagu eestlase kodu on ikka hoopis teistsugune, et hoopis sellisem luksuslikum või ma ei tea, värvikam või midagi sellist, eks, või mugavam või No Eestil on ju lõvi 4, nii loomulikult, jah. Just. No ongi see, tulebki siit kaardist välja, et nendel on ikkagi selline praktilisus on nagu kõige olulisem seal. Praktilisus ja no muidugi need mökid ja kõik, eks ole, et neid on väga palju ja jah, sellised puuehitised, maamärk, et Saturn on jah, selline lihtne, pigem selline ebamugav mööbel, ma ütleksin. Saturn on ebamugav mööbel. Ja,
ega seal puidust võib-olla toolis ei ole kõige mugavam istuda, jah. Ütleme nii. No ei tea. Aga no see selleks, eks nad ise teavad paremini, aga jah, sellele see viitab. Et noh, veel kuust seal rääkides 5. majas Neitsis on ju, milline rahvas on hästi töökas, analüütiline, tahangi süsteemsust, praktilisust, täpsust, võib-olla ma olen valmis olema kasulik ja teenima, aga samas ka kriitilised, enesekriitilised, eks, et selline rahulolematus on kogu aeg. Igast väiksest detailist tuleb rahulolematus. Samas võiks öelda, et me hoolime tervisest, hügienist, töökeskkonnast, et no see võib-olla on see, et töökeskkond selles mõttes seadusega on vägagi määratletud ju, kui me võrdleme Eestit või Soomet, siis kindlasti Soomes on rohkem selliseid tööinimese sõbralikke seaduseid rohkem kui Eestis, eks. Et võib-olla siis viitab sellele. Ja noh, tervisest selles mõttes, et soomlased on näiteks rohkem kasutatakse kindlasti loodusteraapiaid, massaažis käiakse kindlasti rohkem ja et selles mõttes võib seal olla küll oma tõetera taga. Et näiteks Fransile on ju Soomest pärit, et jällegi selline väga, väga hea loodustoodete bränd, eks. Et ühte koma teist seal on. Ja noh, mis me siis veel räägime? Mis sina arvad? Kas see kirjeldus nagu vastab Soomele? Et ega ma ei ole väga... Ei, no ega ma ka ei ole nii väga Soomega kursis, et eks käidud on ja nähtud on, aga elanud seal ise ei ole, nii et selles mõttes ei oska nagu niimoodi öelda nii täpselt, aga nii palju, kui ma tean, siis jah, tõepoolest kõnetab küll. Et eks te saate anda meile tagasisidet, mis te ise arvate, kas see oli täpne või mitte, et ma usun, et meie kuulajate seas on ka palju inimesi, kes ise Soomes elavad. Aga võib-olla kui nagu siin statistikast juba räägime, eks ole, et siis ma käin selle kinnisvaraturu ka üle, ma natukene siin uurisin ja otsisin, et mis see kinnisvaraturg siis Soomes teinud on ja tuleb välja, et Soome kinnisvaraturg hakkas siin langema või leidis oma tipu siis 2022 aastal ja sealt alates on siis põhimõtteliselt hinnad languses olnud. Nii suuremates kui väiksemates linnades ja kui seda pikemat trendi siin vaadata, et siis just vanemad võib-olla korterid, et need on olnud siis tõusus siin kuni 22 aastani just suuremates linnades nagu Turku, Tampere ja Helsinki. Teised piirkonnad pigem on nagu stagneerunud olnud juba 2014. aastast. Et ei ole seal see buum sugugi mitte ühtlane olnud. Aga kui vaadata nüüd palgataset, et siis muidugi siin inflatsioon tõi selle palgataseme päris kõvasti alla siin 22 aastal ja ostujõud sellega siis langes, et nüüd on hakanud asjad vaikselt paranema. Ja samas on ka hakanud tekkima siis võib-olla selles mõttes oversupplied ehk siis ülepakkumist nagu ei ole väga kinnisvaraturul enam, et asjad on hakanud vaikselt stabiliseeruma. Ja mis siin nagu siis ennustus on, et põhimõtteliselt Helsinki on nagu kõige paremas praegu positsioonis siin, et hinnad tõenäoliselt siis hakkavad vaikselt taastuma. Et kogu riiki arvestades siis väga vaikne taastumine siiski selleks aastaks prognoositud. Ja kui siin võrrelda nagu siis just eluasemete hindu nii-öelda palgatasemega, et siis kas siin on väikene taastumine toimumas, sellepärast et töötus on hakanud vaikselt nii-öelda töötustase on hakanud alanema ja ehk siis tööturgu on ka hakanud stabiliseeruma, nii et selles mõttes need on nagu märgid, mis viitavad, et kinnisvaraturg võib-olla hakkab oma põhja vaikselt leidma. Aga see on niisugune statistiline vaade. Ma ei tea, kuidas sulle sealt tundus, sa tegid nüüd astroloogilist analüüsi, et mis pilt sulle sealt paistis? No ma vaatasin, mis need lähikuud astroloogia nii-öelda nendest transiitidest vaatasin, et mis seal toimuma hakkab.
et noh, just nüüd ja praegu näiteks on seal olulised seisud. Marss on 4. maja tipul alates 12. aprillist, mis on siis eilsest, mis viitab siis sellele, et kas siis, miks on aktiivsus kinnisvara, sisepoliitika, 4. maja rahvuslik identiteet, julgeolek, majandusreformid, et mida see siis tähendab, et kas sealt on mingisugune konflikt siis selle valitsusega, et 4. maja on rahvas, me ei ole rahul üldse valitsusega, me tulime nüüd tänavale ja hakkame enda ees seisma. Et kas see on mingi poliitiline debatt, reformid kuidagi kinnisvaraga seotult või see ongi avalik rahva rahulolematus ja streigid. Et et kui valitsus ikka ei arvesta rahva arvamuse või soovidega, et siis tuleme tänavatele. Või on see seotud kuidagi turvalisuse või infrastruktuuri teemadega, et need tulevad esile. Ja samas on meil Jupiter seal kohe ascendendile jõudmas, jällegi väga oluline koht. Et mis siis on täpne 15. aprill, mis on nüüd kohe paari päeva pärast, ehk siis ta juba toimib seal. Et selles mõttes võiksin, kui seda hästi nüüd ära kasutada, võiks viidata, see on nüüd 12 aasta uus tsükkel algab, eks, kui me mõtleme 12 aastat tagasi, siis oli Jupiter sama koha peal, et saab mõelda, mis siis seal oli. Sarnaseid asju võib nüüd ka siis oodata, et selline riik saab hakata oma identiteeti kuidagi kujundama uuesti. Et mingid uued algatused, uued seadused, uued kampaaniad, selles mõttes võib-olla partneritega, teiste riikidega koostöö tegemine tuleb siit välja, sest et Jupiter ise valitseb 7. maja, on 1. majas, või on vajadus siis teha teistega koostööd siin. Ja siin on erinevaid aspekte veel, Neptuun teeb Veenusele aprilli lõpus aspekti 10. ehk siis jällegi selline diplomaatiat oleks nagu palju vaja. Et partnerlussuhted teiste riikidega seal oleks vaja siis diplomaatiat kasutada. Ja siin on veel aprilli lõpus Saturn hakkab tegema ka MC-ga head aspekti, mis iseenesest on ju positiivne aspekt, kui seda jällegi ära kasutada, et näitab sellist võib-olla valitsuses natukene usalduse taastumist, kui nad seda nüüd õigesti ära kasutavad, või siis mingisugune selline administratiivne töö, millest saab kasu ka võib-olla siis riik või majandus on ju, või on siis seotud see rahvusvahelise koostööga nagu institutsioonide tasandil, eks. Et ja siit edasi ka tuleb selliseid väiksemaid aspekte, kus majanduse mingisugune tegevus võib intensiivistuda, tulevad uued projektid, uued investeeringud, startupid, eksport, mingite selliste asjadega tuleb tegeleda. Siin on ka pingeaspekte aprilli keskpaigas just nimelt jällegi tööturul, rahva seas, võib-olla ka õnnetuste oht suurem, vägivalla oht suurem ja sellist sotsiaalsed pinged just majanduspoliitika üle. Et eks siis jällegi see rahvas ja juht ja siis see nii-öelda valitsusorgan, nemad omavahel ei saa siin hästi läbi. No siin on päris mitmeid streike juba olnud ja tuleb neid veel, et mis on planeeritud siin aprilli-maisse, mis ma jõudsin vaadata, et eks rahvas hääletabki niimoodi. Et ega nad ei hoia väga tagasi, jah? Jaa, et iseenesest, kui siin kasutada seda Jupiteri siis ja olla diplomaatiline ja leppida kokku, siis see on siin kõik täiesti võimalik. Aspektid soosivad seda. Sellist lepingute sõlmimist ja liitlasi näiteks ja laienemist just liitlaste kaudu, et võib-olla kasutatakse seda siis rohkem nagu sinna välismaailma ära. Seal kasvatakse, seal tulevad liitlased. Ja mis siis meil veel on?
no iseenesest Marss valitseb 12. maja ise 4. majas, et noh, mingid varjatud asjad võivad siin olla või suletud, ma ei tea, süsteemid, mis on seotud rahva ja kodu ja sisemajandusega. Et võib-olla sisemised pinged lihtsalt varjatud probleemid, need tulevad pinna peale, nendega hakatakse siis tegelema, ongi protestid selles valdkonnas. Et vaja sellist süsteemi puhastamist. Et võib-olla tulevad ka mingid asjad avalikuks, nüüd just täiskuu paiku, eks, mingi korruptsioon, ma ei tea, mingid sellised asjad, mis on olnud varjul, võiks tulla siin välja. Ja mais on siis olulised aspektid, 1. mai on meil progressiivne Veenus siis konjunksioonis Uraaniga, et see on juba mõnda aega seal tegelikult toiminud. Iseenesest võiks olla siin mingisugune ootamatu pööre majanduspoliitikas või siis välissuhetes. No, iseenesest ei saa öelda, kas on hea või halb, see konjunktsioon täpselt nii nagu kasutad, eks. Pigem tuleb siit mai alguses rohkem sellist segadust, illusioone, skandaale, kaoseid, ma ei tea, mingid salajased asjad aktiveeruvad. Sellepärast, et Neptuun teeb kvadraati Merkuuriga, ehk siis kuidagi informatsioon on vale, moonutatud, segane. Ja, siin tuleb jällegi märkida, nagu ma alguses ütlen, et Marss liigub sinna 5. kraadi lõvimärgis 1. mai ja Soome kaardis on Neptuun 6 kraadi lõvimärgis, et sellega seoses seal mai alguses võib ka olla siis mingisuguseid sündmuseid, jah? Just. Et noh, ma ei tea, kas see on konflikt, diplomaatiline konflikt või on see vale info levik või usalduse kriis, et noh, valitsus peaks olema siin väga läbipaistev ja andma väga selgeid juhiseid või sõnumeid. Võib olla ka mingi intsident näiteks NATO laevastikuga seoses või üldse laevastikuga seoses. Et see on täiesti selline muster, mis selle Marsi lõvi 5. kraadiga on seotud tihtipeale. No ja me teame, et Saturn läheb mai lõpus jääramärki, ehk siis siin läheb 12. märki või 12. maia siis. Ehk siis Saturn, mis on struktuurid, need taanduvad kuidagi selline süsteemi ümbermõtestamine. 12 maja jällegi. Jälle salajased probleemid, varjatud tegevused, institutsioonid, kinnised süsteemid, ma ei tea, vanglad, haiglad, luure, religioossed mingid organisatsioonid, reformid. Ehk siis, mis asi see seal siis mida struktureeritakse nendes valdkondades? Mis reform see on nendes valdkondades? Ja noh, siin hakkab tegema Uraan aspekte MC-ga. Mai lõpus võib tulla mingisugune ootamatu muutus, mis on seotud valitsusega. Siis on siin Marsi opositsioon Uraaniga 30. mail, no jällegi tulevad streigid, protestid, noh, mis siis veel on siin? No vot, kui Jupiter läheb 2. maia lõpuks ja teeb Plutoga konjunktsiooni, mis on alles juuni teine pool, et seal võib tulla mingisugust sellist sissetulekutes või majanduses või rahanduses või ressursside halduses mingisuguseid muudatusi. Et iseenesest Jupiter 2. majas Plutoga konjunktsiooniks võiks tuua mingi uue võimaluse, et kuidas raha teenida või kust raha kokku hoida või midagi sellist, et kuidas majandust kasvatada. Uus finantsstrateegia näiteks sobib siia. Juulis on meil siis see Jupiteri Pluto konjunktsioon 2. majas, ehk siis mingisugune transformatiivne finantsmuutus, rahanduslik uuendus. No, ma ei oska öelda, mis see siis täpselt on. Ja siis tuleb meil ka samal ajal Jupiteri Saturni aspekt siin. Saturn teeb ka Merkuurile pinge aspekti, jällegi kommunikatsiooniprobleemid on siin juunis.
ja võimalus siis valeinfole või siis on mingid bürokraatlikud takistused kuskil ja Jupiter teeb ka opositsiooni Merkuurile 15. juuni jällegi. Kogu aeg on selline, kas liiga palju infot või mingi selline sõnum, mis tekitab muret, ütleks niimoodi Saturn Merkuuri kohta. Kas see kuidagi või nende koolisüsteemiga või üldse haridussüsteemiga olla seotud, et ma just vaatan, et see lõunasõlm ju ka liikus nüüd Neitsi märki ja kuna seal on Marss ja Kuu on ka Neitsis veel, omakorda Kuu valitseb ka 3. on ju. Ja 5. maja on lapsed, eks ole, et kuidas see nagu siis võib välja mängida seal, et jaa, kui me jõuame nüüd selleni, et 29. märts oli meil päikese varjutus, siis sealt hakkab palju asju hargnema, mida ma vaatasin, et ta võib olla ka seotud laste ja noortega ja loominguga, ehk siis hakatakse võib-olla kärpeid tegema seal, mina arvan nii, aga mitte kohe nüüd ja praegu, see tuli sisse minu meelest, kas see oli siis 9 kuu pärast, siis tuli Merkuur mängu. Aga see võtabki aega, sõlm jõuab sinna Kuu peale alles mõne aja pärast, eks ole, et ongi võib-olla seal kuskil 9 kuu pärast, jah. Et jaa, see tuli nagu selle varjutusega ka välja. Et ja siis läheb meil Uraan kaksikutesse 7. juuli, eks see on nagunii ja algab uus ajastu, me oleme sellest rääkinud, uus 7-aastane tsükkel, et hakkab rohkem see tehnoloogia massiliselt arenema ja muud sellised asjad, aga siin on ta siis seotud, ta on 12. majas, eks? Just, jah. Jõuab Jupiteri peale ka õige pea seal. No vot, jällegi, et seal toimuvad väga jälle 12 maja, et huvitav, et Eestil tuli ka see 12 maja välja, et mis see varjatud asi on, mida siis kuskil kulisside taga juba tegelikult tehakse, aga meile ei öelda. Või on see tõesti ikkagi seotud siis selle mingisuguse haiguse levikuga, mis on ka 12 maja? See võib ka olla, jah, sest et meil on Neptuuni-Saturni aspekti tulemas ja see tihtipeale ka viitab, me oleme sellest rääkinud nii palju juba, et järgmise aasta alguseks tõenäoliselt me midagi kuuleme, aga see Uraan Jupiteri peale jõuab küll hiljem, see on sügis, jah, suve lõpp 26. Aga siis sobib tegelikult sügis 26 on meil selle varjutuse ülejärgmine faas on ja algab seal. Okei, no võt jah, siis see võib olla sellega seoses, jah. Siin tuleb neid märke jälgida, mis siis välja hakkavad mängima, et vaatan korra selle sõlme Kuu ka, et see jõuab nüüd detsembris sellel aastal. Mis sobib jälle väga hästi selle eklipsi tsükliga. Sellepärast, et seal on tsükli järgmine faas jällegi detsembri lõpus täpselt. Seal on suuremad muutused siis toimumas, jah. Jaa, et sellest eklipsist ma tegin ka oma märkmed, kuigi ma tahtsin seda öelda, et sa kinnisvarast rääkisid praegu, et seal tuleb ju meil Soome kaardis tuleb Põhjasõlme ja Saturni konjunktsioon Vestaga. Et see võib olla mingisugune kinnisvara osaline, mingisugune kinnisvaraga seotud muutus, et mis iganes see siis tähendab, mis selle kinnisvaraturuga siis sealt hakkab toimuma. Ma muidu ütleks, et läheb paremaks, aga kui ma seda eklipsi mõtlen või seda varjutust mõtlen, siis ma ütleks, et kuidas nagu siis siia niimoodi paremaks saab minna. No, häda on ilmselt selles, et intressid ei jää meil ju mitte nii madalale, et praegu on põhimõtteliselt see hea hetk, eks ole, kus veel on intressid languses. Aga pikas plaanis hakkavad need asjad ikkagi ülespoole minema jälle. Et selles mõttes, jah, ega kinnisvaraturg näitab natukene, jah, sellist stabiliseerumist ja võib-olla isegi vaikselt kasvu hetkeseisuga. Aga see ei pruugi kesta kaua, võib-olla sellest tsüklis veel. Et ma nüüd ei märkinud endale, millal täpselt see aspekt täpseks sai. Jupiter läheb 3. siin augustis.
et millal Põhjasõlm ja Saturn Vestaga konjunktsioonis on? Põhjasõlm, Saturn on no need ongi koos. nii, vaatan korraks, läheksin Veenuse peale, nii, vaatame siis, sõlm on siis oli ära, 28. jaanuar nüüd, jah. Ja Saturn tuleb siia Vesta peale siis 8. mai nüüd kohe-kohe. Et sinna ei lähe sugugi kaua aega. Saturn vahetab ju mai lõpus märgi ära. Nii et see on üsna kohe. Mis see siis tähendab? Miks tekib sügavam fookus nagu sinna eluasemele või koduteemadele? No riigil on plaanis tegelikult piirata neid asju natukene, et seal on plaanis siis ka nii töötu abiraha kui ka neid housingu või siis nii-öelda kodutoetused ja muid selliseid asju vähendada, sest et riigi eelarves on puudujääk. No võt, see on see Saturn, mis hakkab piirama. Sealt kaudu, jah, tulevad piirangud. Okei, ma arvasin, et see näitab just, et Põhjasõlm muidu ütleks mulle, et läheb paremaks, aga see võib näidata ka jah, saatuslikku pööret, et ei pea alati olema positiivne. Ja ma ütleks, et see lõunasõlm seal Neitsis ja kuumärgis on pigem negatiivne kinnisvaraturule praegu. Jah, ma olen nõus. Eriti veel, kui Saturn tuleb Vesta peale, et siis ma ütleksin, et võib-olla sellise kinnisvara hind tõuseb, mis on väärtusega, mis ei ole lihtsalt kipsplaadid. No jah, selles mõttes, nagu me sealt nägime ka graafikut, et tegelikult need suurlinnad ja võib-olla uuem kinnisvara siis jah. Võiks olla see, või siis väärtuslikum kinnisvara, on see, mis omab mingisugust kasvupotentsiaali. Ülejäänud turg on ikka endiselt stagneerunud tegelikult. No võtta, kui me neid varjutusi nüüd vaatame, et me teame, et meil tuli just nüüd 29. märts varjutus, me oleme sellest rääkinud palju ja ära märgis 9 kraadi, ehk siis tuleb selle riigi 12. maia, taaskord toob need salajased asjad ja vaata, kui täis on see 12 maja neid planeete. Ehk siis midagi toimub varjul ja meil ei räägita. Nii nagu Eesti kaardiski tuli hästi välja see. Et need on sellised peidetud jõud, kuskil kulisside taga toimuvad arengud, jällegi 12 maja võib olla ka haiglad, vanglad, midagi sellist, kinnised asutused, et selline kulisside tagune poliitika, salajased kokkulepped, luuretegevus muidugi ka, et kuna meil on nüüd päikesevarjutus ehk siis noor kuu, midagi saab alguse, siis saab alguse uus luuretegevus, uus sõjaline salajane mingi operatsioon, kuskil tagatubades arutatakse, mis manöövreid me kuskil teeme näiteks, või siis mingid sellised ka võivad olla sanktsioonid, suletud piirid, see on see, mis see Trump praegu korraldab, eks see võib ka olla selle 12. majaga seotud, et me oleme isolatsioonis justkui sunduslikult isoleeritakse, sellepärast, et tõstetakse tariife, eks? No jah, see tolli teema on üldse selline, see on ka nende tsüklitega seotud, et me siin enne arutasime seda, et kuna ta ju selle tariifi teemaga tuli välja või selle plaaniga tuli nüüd siin välja selle päiksevarjutuse juures, mõni päev hiljem. Ja siis olid veel nii Veenus kui Merkuur retros. Ja nüüd ta otsustas siis edasi lükata kogu maailma neid tariife 90 päeva, mis tsükliliselt on väga loogiline, eks ole. Et siis me jõuame sinna kvadraadipunkti selle varjutuse puhul. Ja ainult Hiina siis oli see, millele jäi kehtima koheselt tariifid. Ja juuni lõpus on ka Jupiteri Saturni kvadraat, millest me oleme ka ju rääkinud siin korduvalt ja siis on viimane kvadraat, ehk siis see tuleb täiesti siis uues märgis, et ta ei ole veel niimoodi meil siin seekord olnud. Ehk siis seal 0 kraadi või 1. kraadis, jah. Kus siis Saturn on vahetanud märgi ära, liikunud jäära ja Jupiter on siis ka liikumas juba vähis. Et see on ilmselt see hetk, kus ikkagi kogu maailm saab need tariifid sinna peale, et sealt tuleb siis uus olukord.
ja uued tingimused. No ma arvan, et augusti kohvijuttudes kuskil ma sellest rääkisin, et see, kuidas arvatakse praegu majanduses olevat, ei ole kaugeltki see, mis tegelikult lõpptulemusena nii-öelda välja mängib, et me praegu arvame, et me teeme niiviisi, siis detsembris tuli see kvadraat tagasi, siis me juba saime aru, et ahah, me peame nüüd midagi muutma, midagi tuleb veel kokku tõmmata kuskilt, ümber teha ja lõplik versioon tuleb meil alles juuni lõpus, siis kui on 3. kvadraat, ehk siis mis on ka omakorda selle varjutuse nii-öelda kvadraadipunkt, ehk siis seal toimuvad sündmused, see on väga oluline koht meile kõigile, aga ka üldse riikidele ja majandusele, eks. Nii et see juuni lõpp saab olema väga-väga oluline. Jah, no augustis oli vist see esimene või oli see juulis eelmine aasta, eks ole, see esimene kord. Augustis, jah. Et siis Trump siis pidas oma valimiskampaaniat, eks ole, ja siis jõuludeks oli pilt juba enam-vähem selge, et tulevad muutused. Kuna Trump oli valitud ju ära, eks ole, ta ei olnud veel võimul, aga siis oli juba pilt selge. Ja nüüd juuni lõpus me siis näeme. Hakkame neid vilju nägema sealt nii-öelda. Siis on meil lihtsalt nagu see nii-öelda pakett koos. Et see on umbes niimoodi, et augustis me mõtlesime, et me hakkame nüüd siia mäkke ronima, mis me siis kaasa võtame, mis me maha jätame. Leppisime kokku, et võt selle kotitäie võtame kaasa, siis me saime detsembriks aru, et tegelikult on seda ikka vist liiga palju, vähendame natukene, tõmbame koomale. Ja siis juuni lõpus on meil tegelikult alles see õige selline kooslus olemas, et mis meil siis tegelikult ikkagi reaalselt vaja on ja mida me saame kaasa võtta. Et see on meie majandus praegu täpselt selline nende aspektidega, et seda sama asja ma kirjeldasin ka augustis juba, et siiamaani on ta umbes niimoodi läinud ka. Ja loomulikult, kui sa hakkad mingisugust uut asja retro Merkuuri ja retro Veenusega vastu võtma, eriti kui see on rahaga seotud, mis on meil Veenus, sellest me oleme ka palju rääkinud, et see tuleb lihtsalt ümber teha. Jah, see oli paratamatus jah, et kas see oli siis osa tema plaanist või see oli lihtsalt retroga seotud, aga nii ta välja mängis jälle. Et ega astroloogia toimib ikka nii, nagu ta toimib. Et selle vastu ei saa. Aga Trumpist võib-olla veel kui 2 sõna, siis mis on oluline see täiskuu, mis täna saabus. See on nüüd samast perekonnast, mis toimus siis eelmise aasta suvel, kui tal adenoidi katse tehti. Nii et tegelikult tuleks jälgida, mis seal toimub taas. Jaa. Et kui me mõtleme nendele kuufaaside peale, et ongi, meil on nüüd tuli siis see nii-öelda noorkuu, hästi oluline noorkuu, eks. Märtsi lõpus tuli siis 12. maia Soomes või Soome riigi kaardil, et siin algab midagi uut ja seda tehakse kulisside taga, mis võib ollagi siis seotud, ma ei tea, varjatud vaenlastega, luurega, infosõjaga, ma ei tea, vanglate, haiglate, kinniste süsteemidega üldse. Või vaimse tervisega siis. Et või siis hakatakse mingisugust salajast strateegiat looma. Kas see on siis sõjaline, on see poliitiline, meie ei tea seda tagamaad siin, see ei ole avalikkusele nähtav, sellepärast, et meil on noorkuu. Nagu me teame, noorkuu on pime, me oleme sellest palju rääkinud, eks. Ja kusjuures sellest kuust, kui me siin juba kuust räägime, siis selline sait nagu spaceweather.com edastas hiljuti meile hoiatuse, et tõenäosus, et üks asteroid tabab kuud, on nüüd rohkem kui 2-kordistunud. Ehk siis kuule tabamuse tõenäosus on 3,8% hetkel. Me veel ei tea, kuhu täpselt see võib siis tabada kuud, aga me teame, millal see täpselt võiks juhtuda ja see kuupäev on 22. detsember 2032. Ehk siis päev pärast talvist pööripäeva 32. aastal ja sellel aastal on ka vahetult ära toimunud Saturni-Uraani konjuktsioon. Nii et vaatame siis, mis selle kuuga siin toimuma hakkab, et võib-olla lüüakse natukene teist rivist välja, sõltub kui suur see
löök saab olema, aga ja kas see üldse toimub. Aga mis nagu Kuud ennast puudutab, et siis sealgi on selline poliitiline nii-öelda väigikaikavedu juba ju toimumas, et Hiina on siin rajanud oma kosmosejaama Kuu teisele poole nii-öelda, see, mida me siit maalt ei näe. Teevad seal salaja midagi. Okei. Et äkki saab nende jaam pihta selle asjaga. Võib-olla. No eks näis. Et see on praegu küll selline spekulatsioon, aga tõenäosus jah, on küll väga väike, aga siiski on olemas. No nii, igal juhul midagi saab alguse ja kui me vaatame Soome riiki, siis seal millised planeedid siis pihta saavad või said selle noore Kuuga on siis Päike, mis on ju valitsuse juhtkond. Eks siis valitsus võib-olla valmistubki muutuseks, aga ei ole valmis veel seda nii-öelda avalikult välja kuulutama. Või siis, kuna see 6. maja seal on siis seotud tööhõivega, tervishoiuga, kaitsepoliitikaga, need asjad tulevad siin nii-öelda alustatakse midagi selles valdkonnas. Ehk siis valitsus võib-olla näeb seda kriisi tulemas, alustab siis ettevalmistusi, eks. Ja Kuu saab ka pihta, eks siis mis on rahvas, mis on noored, mis on haridus, et rahvas tunnetab, et midagi on tulemas, aga nad ei oska veel aru saada või ei oska reageerida. Lapsed, noored, õpetajad, loovusega tegelejad, nemad hakkavad tundma siin võib-olla piiranguid. Et rahastust näiteks kärbitakse hariduses või kultuuris, et see on selline, et see on alles algus. Jupiter saab pihta, mis on ise seal 12. majas. Võib-olla ongi mingid salajased kokkulepped välispartneritega näiteks või mingisugust, ma ei tea, ongi siin USA-ga või Euroopa Liiduga või midagi sellist on ju. Et hakatakse tegema mingisuguseid, kaalutakse seaduse muudatusi näiteks, mis hakkavad kehtima alles siis kunagi hiljem. Neptuun saab pihta, mis on siis see 4. maja, mis on kodu. Seal on mingisugune hägusus. Neptuun on meil hägusus, et midagi varjatakse võib-olla rahva eest, on ju, et või siis hakatakse muutma midagi, mis on kuidagi maareformiga seotud, kodakondsusega, ma ei tea, koduomanike õigustega näiteks, see hakkab siin muutuma. Midagi keegi veel ei tea, me ei tea, mille pärast me peaksime muretsema, midagi sellist, eks. Ja siin on veel punkte, mis saavad pihta, et igal juhul riigi sisemine suund hakkab muutuma. Ja siis, kui meil on järgmine kuufaas, siis sellest varjutuse faasidest, meil tuleb siis mitu faasi, eks, nii nagu kuul ikka on mitu faasi. Ehk siis selle aasta lõpuks on järgmine faas. Nagu me juba siin vaatasime, saab see olema nagu nii oluline. Ja ka varjutus ütleb, et on oluline, et seal hakkab midagi toimuma. Et kui noore Kuuga me midagi alustasime, siis aasta lõpuks me hakkame nägema, mis sellest välja hakkab tulema nii-öelda, mis sellest seemnest nüüd idanema hakkab tegelikult. Ehk siis me hakkame rohkem tundma seda nii-öelda seda tunnet, seda survet järjest tugevamalt, et nüüd peab midagi tegema, see faas tuleb. Et kui me paneme seemne mulda, nüüd on mullest midagi välja tulnud, siis me peame hakkama tegutsema, peame seda kastma hakkama, peame hoolitsema hakkama, eks. See faas tuleb. Ja siin toimub muutus Soome jaoks, et siit tuleb mängu raha. Et see Kuu ja Päike kaovad nii-öelda ära, eks, et rahvas enam kuidagi nagu ei saa, ei viitsi, ei taha avalikult vastu seista, on ju. Mõtleb, et kes see meid ikka kuulab ja kuidagi kohanenud juba sellega, mis toimub, eks. Ja valitsus ka kuidagi enam ei ole nii aktiivne võib-olla või täidab juba mingit sellist asja, mingit kohustust, mida nad nüüd nii-öelda siis selle kevadega olid alustanud ja millest nad ei räägi. Aga siin tuleb sisse mingisugune selline rahaline muutus. Et kas see on siis majanduses suur muutus, riigi rahanduses suur ümberkorraldamine, laenutingimused näiteks muutuvad rangemaks, osad sektorid võib-olla kuidagi satuvad uute omanike kätte,
Noh, ma ei tea, riik ütleb, et see on lihtsalt selline strateegiline nii-öelda plaan ja kantakse siis ümber kuidagi riigi mingisugused varad näiteks või midagi sellist. Et midagi väga sügavat rahanduses ja majanduses hakkab muutuma. Et kuidagi majanduse üle kontroll justkui muutuks või väärtused mõeldakse ümber või midagi sellist ja ikka jäävad need salajased lepped siia. Aga neid enam ei saa ju kuidagi nagu ümber pöörata, neid ei saa nagu tagasi enam võtta. Ja see kodune hägusus ka ikkagi jääb, et selline sisemine kriis. Ja siis me jõuame ju järgmisesse faasi, mis on siis 3. faas. Ja siin on veel tegelikult seal detsembri lõpp, jaanuari alguses Soome jaoks on veel tegelikult olulised asjad. Progressiivne kuu vahetub ka, läheb neitsi märki 5. maia. Ehk siis see on ka oluline jällegi, just nagu psühholoogiliselt. Et selline kuu rahvas, sisemine hoiak või selline emotsionaalne seis muutub. Et võib-olla neitsi märk on jällegi, no ma ei tea, andke meile detaile, me tahame detailsust, me tahame täpsust, me tahame ka teada. Midagi niisugust, täiesti uus energia tuleb, et neitsi on ju selline praktiline ja kriitiline ja analüütiline, eks. Et praegu ta liigub seal lõvi märgis, mis on võib-olla selline, ma ei tea, uhke, aga passiivne, siis neitsis on selline ärkame üles, et me hakkame nagu detaile vaatama või fakte otsima või selgitusi nõudma või midagi sellist ja jällegi 5. majas, mis on siis haridus, kultuur, meedia, loomingu teemad, et hakkame küsima, et mis siis meie haridussüsteemist saab. Et võt sellised muutused võiksid seal tulla ja siis tuleb meil see 3. faas, mis on siis täiskuu faas, eks, et kui seal tulevad kõik asjad päevavalgele, seal me hakkame siis rohkem nägema, mis siis varjatud on, et selline kõige avalikum, mis on siis just nimelt järgmise aasta septembri lõpp, 2026 septembri lõpp. Just, see tuli ka siis välja, jah? Just. Et siin toimub jällegi muutus, et selline võib-olla riigi selline kuvandi muutus on nüüd kuidagi pöördumatu või lõpetatud või täielik või midagi sellist. Ja siit tulevad mängu just siis need samad avalik info, haridus, lepingud, diplomaatia, mingid sõnumid ja väga selline nagu suur pööre, mingisugune saatuslik pööre, mingisugune selline, me peame seda kogema, me peame nagu seda tundma sellepärast, et see juhib meid nii-öelda siis õigesse suunda lõpuks pärast, kui me oleme selle kogenud. No, see on nagu siin suur lotovõit neil, et Uran Jupiteri peal samal ajal ja et siin Marss on ka Pluto peal ja Merkuur Saturni peal. Et hästi palju selliseid konnektsioone ka kaardis samal ajal käimas. Et siis midagi uut ikkagi algab, aga mis see leping on või mis see sõnum on, mis siis siit nagu juurde tuleb? No, elame näeme. Ja samas jääb ikkagi see rahandus ja kõik see selline majanduse teema, see on ikkagi samasugune. Või see nagu see suund on nagu sama, see ei muutu ju, nagu seal ei muutu midagi. Aga tuleb nagu mingisugune avalik teadaanne, mingi sõnum, mingi ametlik nagu selline karm nii-öelda sõnum, et võt nüüd on niiviisi, meil on selline leping või meil on nüüd niiviisi, võt midagi sellist. Et ma isegi ei oska öelda, et siin on midagi, mida enam ei saa eitada, me kõik näeme seda. Et kui ennem oli selline vaikselt kuidagi varjatult, mitte ametlikult, siis siin on, et jah, me nüüd tegime niiviisi, meil on nüüd selline olukord, meie, ma ei tea, positsioon on selline, me oleme siin. Et mingisugune dokument või protokoll nagu justkui jõustuks seal. Sealt alates siis, jah, järgnevad 9 kuud siis. Et ja seal hakatakse kõike teadvustama, ütleme siis niiviisi. Me hakkame avalikult nägema. See on nüüd täiskuu. Latern läheb põlema, me kõik hakkame nägema, kus me oleme ja miks me oleme ja kellega me oleme, eks. Et
nagu oleks mingi uus selline diplomaatiline ajastu algaks siit. Ja mingid uued liidud või kokkulepped või? ja see on väga selline nagu külm, kaljukitselik. Et nüüd on nii, see on väga ametlik selline. Et kui see on ka mingisugused sotsiaaltoetustega seotud või reformidega seotud või midagi sellist, et siis justkui me kõik nagu saame aru, et nüüd me olemegi siin, nüüd meil enam neid toetuseid ei ole või mingi selline nagu teadmine tekib näiteks. See ka võib olla muidugi. Et selline väga täpne või jäine sõnum või seadus. Ja siis tuleb meil viimane veerand, eks. Jällegi, kus me hakkame siis satsi kokku tõmbama, aru saama, mis on siis juuni lõpp 2027. Et seal enam midagi ei muutu Soome jaoks, nii nagu ta täiskuu faasis nagu tuli, need otsused või neid lepinguid, neid nagu siin justkui ei muudeta enam, siin ongi see nii-öelda normaalsus. Ja siin võib olla küll see, et nagu riik ei tee enam midagi, ühtegi uut reformi justkui ei tule, ühtegi uut sammu nagu ei tehta, väliselt on kõik nagu stabiilne, aga ma arvan, et seesmiselt rahval on ikkagi selline, et kas me nüüd niimoodi jäämegi, et kas see nüüd jääbki niiviisi kestma ja kaua me siis veel nüüd kannatame ja võt midagi sellist. Et kõik see selline majanduslik transformatsioon on seal nüüd lõpule jõudnud ja on saanud võib-olla mingisuguseks nii-öelda süsteemiks. Kõik on ümber struktureeritud, võlad, toetused, omandisuhted, need on kuidagi nagu oma nii-öelda, kuidas ma ütlen siis, paika loksunud, seal ei ole enam mingeid muudatusi. Ja see kodune hägune teema nii-öelda on siin ikka sees, aga kuidagi ma ei oskagi öelda, kuidas see siis reaalselt tegelikult välja mängib, aga mingisugune kodude teema on siin endiselt sees, aga see on kuidagi lõplik, et me ei saa seda enam muuta või nüüd nii on. Ja võib-olla Merkuur kommunikatsioon on hästi selline ikkagi ametlik valitsuse poolt. Ei vabandata, ei selgitata, justkui, et see on kõik seaduses kirjas, nii on. Seda me ei muuda. Et kuidagi kõik on harjunud või keegi enam ei karju ka. Et toetused olid juba ammu kadunud ja kodutunne on ka ammu ära juba hajunud ja midagi sellist. See on jah selline asi, mille peale võib-olla iseenesest tänases situatsioonis võib-olla ei tule, aga mine tea, mis selleks ajaks on toimunud, et rahvas tihtipeale allub väga hästi, kui on mingisugune paanika või hirm. Ja seda situatsiooni tihtipeale ka ära kasutatakse, et siis öeldakse, et nii on ja rahvas ütleb, jah, muidugi. Et me ju liigume järjest enam ka siia 30ndate poole, kus siis ka Maailma Majandusfoorumi juht Klaus Schwab on siis ju tahtnud uut maailmakorda nii-öelda esile kutsuda ja me liigume väga, väga kiiresti selle teema suunas, et me veel ei tea, mis siin lähiaastatel ju tegelikult aset leidmas on. Et üks võimalus ongi see, et tuleb mingisugune uus tervisekriis või mingi muu hädaolukord. Jah, aga kui me mõtleme nende nagu faaside peale, et siis see täiskuu või tähendab esimene kuuveerand, mis on siis selle aasta lõpus, eks see on hästi oluline. Seal on kriitiline, seal tuleb tegutseda. Võib-olla seal tuleb midagi üldsegi päevavalgele, mida praegu tehakse ja seal hakkab midagi välja tulema, nii-öelda tuleb avalikkuse ette mingisugune killukene, et esimesed märgid, ma ei tea, infolekked, konfliktid, midagi hakkab seal toimuma, surve läheb suuremaks seoses sellega, mida siis salaja praegu tehakse ja seal on vaja nii-öelda otsustada kiiresti.
et seal on vaja nii-öelda seista silmitsi mingisuguste tagajärgedega millegi suhtes on ju, mida siis nüüd kevadel hakati tegema. Ja noh, siis see täiskuu on väga oluline siin jällegi, mis on siis septembri lõppu 2026, et seal tuleb see kõik nagu nii-öelda päevavalgele, et mis salajased kokkulepped tehti, mis projektidega tegeleti, mis need varjatud tegevused on, kus meid reedeti, või siis on selline kriisi haripunkt, mille juured on siis praeguses ajas kevad kuni aasta lõpp siis. No jällegi see võib olla ka rahandusega seotud, et seesama digivaluuta, et Euroopa Keskpank vist on välja öelnud, et tahetakse nüüd selle aasta sügisel jõuda siis esimeste selliste katsetusteni nii-öelda, et reaalselt implementeerima hakata, et noh, me liigume jah sinna poole. Et võimalik, et jaanuarist siis rakendatakse midagi uut jälle, et see kattub nagu selle tsükliga. Ja, sest et tuleb mingi rahaline muutus. Mitte nüüd praegu, aga aasta lõpust alates või uuest aastast alates. Ja just. Et noh, sellised asju tavaliselt tehakse siis uue aasta algusest. Et jah, noh, see kaart viitab nii nagu paljud teised kaardid siis sarnastele mustritele. Jah, ei midagi uut, paraku. Okei, aga sai jälle pikk jutt, et on sul veel midagi lisada või sa said enam kaetud, mis see öelda vastu? Jah, et ega me jah siin endiselt ei oska täpselt öelda, mis see täpselt on, aga sellised suunad tulevad siin välja, et ega siin midagi nagu sellist võib-olla meeldivat ei paistnud. No, elame-näeme, aga andke siis tagasisidet ka, et kuidas seal Soomes tegelikult elu käib. Jaa, just. Ja veelgi parem, jagage meie postitusi ja sisu ja likeige ka, siis me teame, et sellest on teile võib-olla tolku või vähemasti pakkus huvi. Ja veelgi parem, tulge liituge meie YouTube'i kogukonnaga, nii saate ka natukene rohkem sisu kui kõik teised ja jõuavad uued postitused teieni ka kiiremini kätte. Just. Mina igal juhul omalt poolt tänan kõiki, kes meid on kuulanud ja kes on meid ka kohvi ostmisega toetanud. Et eriline tänu siis kõigile neile ja minu poolt kõikidele ilusat kevadet. Ja kohtume taas, kõike head!